Tere! Mul on väga hea meel täna siin esineda, aitäh teile, ja hea meelega tutvustan oma magistritöö raames tehtud emaili uuringu. Alustame sellest, mis üldse on email. Üldistatavalt võib öelda, et email on üks klaasitüüpidest. Seda purustatakse, pulbristatakse, puhastatakse, kantakse metalli pinnale ja kuumutatakse ahjus kõrgel temperatuuril, nii et see jääb metalli pinnale, metalli külge ja siis selliste plokkidena, valenditena või tükkidena ta tuleb, tehakse pulbriks ja ma näitaks teile videot, kuidas mina proovisin ise emailimise protsessi läbi teha. Aha, või siis ei näita. Siis me vaatame seda lõpus ilmselt ja praegu läheme edasi. Videos, mis me hiljem siis vaatame, ma näitan, kuidas teha lihtsustatud kloosane tehnikat. Tehnikaid on hästi palju, hästi erinevaid ja kloosane on üks vanimatest teadaolevatest tehnikatest ja siin üleval on näidatud sõrmus, mis pärineb teisest aastatuhandest enne meie ajaarvamist. Et see on tõesti väga vana tehnoloogia, mis tekkis tõenäoliselt Kreeta Mükeene kultuuriruumis, siis see levis Egiptuses, see levis Kreeka, see levis hiljem üle Rooma impeeriumi, Bütsantis väga armastati emaili ja mööda Reini jõge see levis Euroopas põhja poole ja tekkisid suuremad emailimise keskused näiteks Prantsusmaal ja samuti keltidel näiteks hästi meeldis email ja Champlain tehnika on keltide leiutatud tehnika. Selle põhimõte on selles, et metallipinna sisse tekitakse süvendeid ja neid täidetakse emailiga. Ja kloosane tehnikas pinnale kinnitatakse traadikesi ja siis nende vahel tekkinud kambrid täidetakse emailiga. On Bastal tehnika, mis on seesama Champlain selle vahega, et on kasutatud mitte opaakse emaili, mis on läbipaistmatu, vaid transparentse emaili, mis on siis läbipaistev ja alla on tehtud graveering. Guilloche, kus emaili alla on tekitatud mustrid Guilloche masinaabiga. Plicajour, email, kus ei ole metallist aluspinda, mis on põhimõtteliselt pisike vitraaž. Ja on ka hästi palju erinevaid emailimaalitehnicaid ja loomulikult on ka hästi palju muid tehnikaid, aga me ei jõua nendest täpsemalt rääkida. Eestisse emailimine jõudis umbes Rooma rauaajal ja need on meie esimesed siis hoburaudsõlad ja kettassõlad, mis on emailitud, aga tegelikult kuni 20. sajandini Eestis oli väga vähe emaili ja need on hästi üksikud näited, mis on meil olemas, mis on meil säilinud. Ja enamik neist on seotud pigem sakraalsete esemetega, nagu näiteks see kaarikas või siis sellised asjad nagu see hästi uhke peeker, mis oli valmistatud kingitusena mustpeade vennaskonnale. Ja siin kasutab kohe 3 erinevat värvi emaili. Ja 19. sajandil emailimine läheb juba tavalisemaks üle maailma. Seoses tööstusliku revolutsiooniga on palju lihtsam toota, palju kiirem toota, saab palju odavamalt toota ja siis igasugused väiksed emailitud esemed on paljudele saadavamad ja jõuavad ka Eestis importina, aga tehakse ka kohulikuid esemeid, nagu näiteks Seto kaelaehe osa.
ja 1920. aastatel algab emaili tippaeg Eestis, kuna hästi noor kullasepp Roman Tavast asutab oma ettevõtte ja hakkab tootma emailitud märke. Ja need osutusid väga populaarseks, olid noored ettevõtted, noored asutused, igasugused võistlused, kus oli vaja, et oleksid auhinnad, oleksid meened, uhked kingitused ja ka lihtsalt tarbeesemed, mida sai kaunistada emailiga, näiteks tuhatoosid, pudritoosid või lauahõbe. Ja nõukogude ajal tegelikult see traditsioon jätkub väga edukalt ja ma ütleks, et see emailimise populaarsuse tipphetk lõpeb võib-olla 70. aastatel, et see hakkab taanduma. Aga kuna neid esemeid oli valmistatud nii palju, tegelikult Eesti muuseumides on tuhandeid emailitud objekte ja peaaegu igas muuseumis on need olemas. Aga mida email siis kardab kõige rohkem? Kõige tavalisem on mehaaniline kahjustus, kuna email on põhimõtteliselt klaasikiht metalli peal, seda on väga kerge kahjustada, et lööte oma emailitud pitsid liiga tugevasti kokku, lähevad puruks, laps kukutab oma emailitud luusika, läheb puruks või lähete oma emailitud sõrmusega laua vastu, sama lugu. Ja lisaks pragudele ja kadudele võivad need kahjustused ka edasi areneda. Kui on praud olemas, siis mustus võib hakata sinna sisse kogunema või siis metallioksiidid. Ja loomulikult email võib sajandite jooksul hakata ka reageerima saasteainedega, teiste materjalidega ja lagunema, aga arvestades, et meie esemed pärinevad ikkagi 20. sajandist, meil selliseid esemeid väga ei ole, vähemalt muuseumidest. Ja siis ma näiteks teile objekti Tarbekunstimuuseumis, mida me konserveerisime Kanutis. Ja esimene nendest on Ede Kurrele vaas, mis kunagi ammu hukkus maha. Ja sai deformeeritud vaasi äär ja email tuli ka lahti. Ja esialgu arvasime, et peaksime see kadu täitma, aga kuna vaas on ise deformeerunud, me ei saa seda tagasi väänata, sest seal on email ja kui me proovime vaasi väänata, siis me veelgi rohkem kahjustame vaasi. Ja kui me täidame kadu nii, nagu see on, siis me tekitaksime petlikult mulje, nagu see on algupärane kuju ja seda me ei tahtnud. Mistõttu otsustasime, et tuleks lihtsalt kinnitada, kahjustust kinnitada lahtiste maili ja ilusti ära pakkida vaasi. Ja täpselt seda me tegeme ja kasutasin päris kanget paraloidi lahust, mis oli umbes 10%. Ja teine sama autori samast ajast teos, kus oli oluliselt väiksem kahjustus, väiksemad emaili kaud ja kasutasime selle kinnitamiseks lahjemat paraloidi lahust umbes 2-3%. Ja oli väga ilusti näha, kuidas see levib emaili alla, kuna see on pool läbipaistev email, et oli väga õigustatud lahendus. Ja siis loomulikult ka valmistasin karbikese ja õmblesin isikese patja selle kaelavõru jaoks. Siis on üks Leida ilo valmistatud peavõru. Peavõrud iseenesest on hästi huvitavad ja haruldased ehted meil ja Leida ilo valmistas seda aastal umbes 80 ja selleks, et peavõru konserveerida, kutsusime teda intervjuule, siis tegime Tarbekunstimuuseumis intervjuu Leida iloga, Ketli Tiitsaarega, konsulteerisime Kanuti konservaatoritega ja jõudsime järeldusele, et parim lahendus oleks, kui autor saaks ise restaureerida peavõru, siis ta võttis seda enda juurde. Ta väänas oma käega tagasi võru lehekese. Ta originaalse tehnoloogia järgi tinutas tagasi lahti tulnud 2 lehekest, aga 2 tükki oli ikkagi puudu. Ja tuli välja, et kui ta valmistas seda aastal 80, tal ei üle 2 lehekest. Ja ta hoidis neid, sest nad olid olemas lihtsalt kodus üle 40 aasta. Ja neid ta sai ära kasutada ja sai täiesti taastada peavõru.
aga emaili kahjustus oli endiselt olemas, siis ma viisin kanutisse peavõru ja proovisin tagasi pusletada neid tükikesi, mis kahjuks ei õnnestunud. Siin on näha umbes 40 fragmenti, mis on nii väiksed, et te tegelikult ei näe neid. Aga kõige suuremad ülemises osas on natukene üle millimeetri ja kahjuks ükski perfektselt ei sobinud kuskile, mistõttu jälle kasutasin paraloidi, et kinnitada kahjustust ja lihtsalt otsustasime säilitada neid fragmente eraldi koos peavõruga. Ja viimane museaal oli Elgi Reemetsa 60-ndatel valmistatud selline tops, kus kaane peal olid kahjustused ja tegelikult arutasime professionaalse emailiga Edgar Volkoviga, mis võiks põhjustada sellest kahjustust, et on näha, et see email on ka ise ebaühtlane ja võib-olla kohati isegi natukene mulliline, ja ta ütles mulle, et punane email on iga emaili õudusunenägu ja ongi väga tõenäoline, et kui sa kasutad seda, midagi võib minna valesti. Ja tõenäoliselt umbes nii juhtuski, et juba tootmise või valmistamise ajal see protsess ei tulnud perfektselt välja, mis saigi kahjustuse põhjuseks ja see nii läks. Aga tahtsime hakata täitma neid emailikaud, mille jaoks valmistasin sellesse prooviplaati. Kasutasime araldiiti. Araldiit 2020 on klaasi konserveerimise jaoks loodud epoksiid 2-komponentne ja see sobib väga hästi klaasi ja metalli jaoks. Selle valguse läbilaskmise omadus sarnaneb väga klaasiga. Sobib ka lisaks keraamikale hästi. Ja ma proovisin siis erinevaid pigmente, rohkem-vähem, vaatasin, kuidas see võiks sobida kõige paremini, aga lõpuks jõudsime järeldusele, et tegelikult see kahjustus on nii vana ja nii oluline selle objekti elus, et see peab säilima nii, nagu see on. Aga selle plaati saab tulevikus jälgida, kuidas need materjalid hakkavad käituma ja saab ka kasutada konserveerides teisi sarnaseid objekte, mida ma tegelikult kohe proovisin ära ka isiklikust kogust kõrvarõngaste peal, kus oli kasutatud sarnase koostisega email kadmium punase pigmentiga ja siis ma proovisin araldiiti kadmium pigmentiga siin kasutada. Aga lisaks sellele, lisaks museaalsetele konserveerimismeetoditele emaili on parandatud väga erinevatel viisidel ajalooliselt ja on muuseumides ka esemeid huvitavate parandustega ja on ka spetsialist või ütleme, on kullasepad emailijad, kes võib-olla soovitaksid meetodid, mis museaalidele ei sobi alati. Ja ma tahtsin ka seda läbi proovida ja välja tuua, kuidas tuvastada, kui sellised meetodid on varem kasutatud ja üldse, miks neid ei saa kasutada museaalide puhul. Ja siin selle pisikese prossi, mis on umbes 100 aastat vana, panime uuesti ahju 800 kraadi juures ja vaatasime, mis siis saab. Ja oligi näha, kuidas emaili tasapind vajus sisse ja kuidas emaili justkui jäi vähemaks peale põletamist. Ja teise objekti peal proovisin sama, natukene teist tüüpi emaili kadu. Siin need prossid on erinevad värvi, sest üks on värskelt ahjust välja tulnud. Ta on siis väga kuum, mistõttu näeb teistsugune välja. Tuleb väga hästi välja emaili värvide erinevus, mis siin tuleb võib-olla vähem välja. Ja jällegi on näha, et sellised ebaühtsused võivad tekkida ja et värvivahed on ka mõnel juhul nähtavad. Aga mis võimalused siis meil kokkuvõtteks on, mida saab teha? Loomulikult ennetav konserveerimine on kõige parem, tekitage maksimaalselt häid säilitustingimusi ja lootke, et kõik läheb hästi. Vajadusel saab objekti puhastada, kui email juba hakkas lahti tulema, pragunema, seda peaks kindlasti kinnitama. Mõnel juhul kogu emailipinda kaetakse kaitsekihiga, kuid see on tavalisem kõige vanemate objektide puhul. Ja vajadusel saab ka täita emailikaod ja mis parandusi võib näha
museaalidel või mis meetodi võib kullasseb soovitada, on uus emailimine või kadude täitmine uue emailiga, mis mina proovisin läbi, mis on kindlasti äärmiselt ebaeetiline museaali puhul ja ebasobilik, sama nagu paleerimine, toimiv meetod kui liiga ebaeetiline, et me saaks museaali puhul midagi sellest teha. Võib näha huvitavaid võimalusi, kuidas inimesed, nagu te teate, inimesed on väga leidlikult ja leiavad, kuidas parandusi teha, on täitnud emaili kaudu näiteks küüntelakkiga või isegi plastiliiniga. Midagi, mida märkata ja teha korda, kui on selline museaal. Ja loomulikult võib kohtada ka nagu teiste objektide puhul elementide taaskasutust või osade asendamist. Ja nagu konserveerimises ikka, kui me konserveerime emaili, me tahame ennetada või peatada selle lagunemist. Meetodid, mis me kasutame, on tagasipööratavad või taastöödeldavad ja siis me üritame minimaalselt mõjutada objekti esteetikat, et vajadusel me loomulikult puhastame ja kinnitame emaili, aga ei hakka tegema fantaasia rekonstruktsiooni. Ja me võime proovida uuesti, kas me saame vaadata videod. Paluksin abi sellele. See ei ole see, mis ma tahtsin ole tõesti see, aga kus see võib olla? Saate vaadata, kuidas ma siis valmistasin lihtsustatud kloosaneit-tehnikas emailitud plaati. Ja loomulikult alustada tuleb sellest, et on vaja pinda ette valmistada, lihvida, puhastada ja siis saab hakata emaili peale kandma. Ja emaili vajadusel kantakse peale mõlemalt poolt ja selle mõte on selles, et pinged, mis võivad tekkida, oleksid tasakaalus. Ja tagaküljele kantud email on siis kontraemail. Ja siin oligi näha, et ma alustasin mustast emailist, mis läks tagumisele küljele. Ja siis ma kinnitasin traadikesse, tekitasin mustri, mis ma soovisin emailida. Ja siis hakkan täitma värviliste emailidega. Mina kasutasin transparentse emaili, mis on läbipaistev. Traditsiooniliselt sellistes vanemates tehnikates kasutatakse pigem apakseid emaile, aga kunstnik on kunstnik, valib ise. Ja mina kandsin peale emaile niiskelt ja väikse spaatliga. On erinevad võimalusi, kuidas seda saab teha. Saab näiteks emaili maalis kindlasti kantakse emaili peale pintsliga. Saab emaili peale ka enda kuivalt raputades peale ja siis kui emaili peale kandmine on tehtud, tuleb kindlasti ära kuivatada, see on väga oluline ja siis panna ahju. Keskmine põletamistemperatuur on 800 kraadi, aga see võib olla suurem või väiksem sõltuvalt emaili tüüpist. Ja tehakse vajadusel mitu põletust, mis emailimaali puhul jällegi saab olla mitukümmend vabalt, üle 100, aga minul kokku tuli umbes 4 või 5 põletust. Nägi natukene kurb välja, kui peale esimest põletust ta tuli nii selline värvivaene välja. Ja siis traditsioonilises kloosaneit-tehnikas emailimist tehakse nii, et traatide ja emaili pind jäävad lõpuks sama tasapinnale
siis lõpus te näete, kuidas ma siis lihvin seda pealt ja poleerin ära ka. Aga loomulikult siin kõik on võimalik ja kõik on lubatud. Ja kloosaneit-tehnika näiteks läks hästi tavaliseks ja traditsiooniliseks Hiinas ja Venemaal, kuhu ta jõudis 11. ja 12. sajandil. Edasi jõudis ka Jaapanisse. Bütsantis armastati väga emaili, aga pigem mitte kloosaneet, vaid pigem uurt emaili, mis on šamplaveja. Ja emaili saab kombineerida ka omavahel erinevaid tehnikaid. Ei pea olema ainult üks tehnika, saab teha neid koos kasutada, kombineerida mis iganes viisil. Siin on näha, kuidas ma luitsukiviga, peaaegu näha, kuidas ma lihvin selle plaati ja siis ta tuleb välja selle nagu lihvitud klaas. Tuleb hästi kriimustatud ja see läheb uuesti ahju viimaseks põletuseks ja selle nimi on läikpõletus, mille eesmärk ongi muuta selle plaadi siledaks, säravaks ja seejärel see läheb poleerimisele. Ja miks ma üldse kogu selle protsessi tegin läbi? Kui ma tahtsin emaili konserveerida, ma tundsin, et ma kindlasti peaksin aru saama, kuidas see on tehtud. Ja mul on väga hea meel, et ma saan ka näidata teile, kuidas see on tehtud. Ja ma sain kohe ka vaadata, kuidas asjad võivad minna valesti. Ja tegelikult seal on 100 asju, mis võivad protsessi jooksul minna valesti. Alates sellest, et email alates esimesest kihjast lihtsalt ei kinnitu aluspinnale, et emailid ei kinnitu omavahel, nad hakkavad pragunema, nad löövad lahti, nad muudavad oma värvi, on liiga palju, on halvasti pestud, email on mingi tükke sees, et tõesti kõik saab minna valesti ja kui seal on mingi väike defekt, see tulevikus saab ka põhjendada probleemi. Aga aitäh teile, ma arvan, et sellega me saame lõpetada. Tänan tähelepanu eest, hea meelega vastan. Aitäh, Hanne. Palun küsimusi, kommentaare. Mul üks on Rene Haljasmäe Pallasest. Sa näitasid seal neid Eestist leitud arheoloogilisi emaillehteid, eks ju, ja siis ma tahtsin kommenteerida seda, et need on küll Eestist leitud, aga need ei ole siin tehtud. Need Vagula, Hiiu ja Paalileiud, need on valmistatud Bütsantsis ja siia tulnud siis kaubanduse teel mööda Neprit. Et see on selline kommentaar. Aitäh. Vanim asja, mis mul õnnestus kindlasti tuvastada, et see on Eestis tehtud ja et see on emailiga, see on alles 15. sajandist. Et meil, miks üldse ma tegelesin selle teemaga, et emailis Eestis ei ole kirjutatud varem suht mitte midagi ausalt öeldes. Et on lihtsalt mõned leiud, mõned esemed, kus on teada, et seal on email, aga keegi ei ole emaili nagu proovinud üldse nagu vaadata materjalina ja selle ajaloost midagi kirjutada. Ja emaili konserveerimisest ka ei ole otseselt midagi Eestis varem kirjutatud. Ja näiteks Kullasepa kunstile pühendatud raamatus, mis 70. kirjutatud, on 2-3 näited vähemalt emailitud esemetest, aga kogu raamatus ei ole ühtegi mainitud sõna email, et seal on täiesti ignoreeritud emaili olemasolu. Et ma sellest järeldasin, et emailil on täiesti väga vähe tähelepanu varem pööratud ja minu ülevaade emailist Eestis, see ongi nagu väga lühike ülevaade, et minu eesmärk ei olnud valmis kirjutada emaili ajalugu. Aga järgmise projektina? Elame näeme. Jah, aitäh.